Tervist, härrased! Ma vaatan, et romude videod võtavad päris palju vaatamisi, laike ja on päris tugev tagasiside kommentaaride näol. Aga seoses sellega on tekkinud üks väike probleem. Kuna see kanal konkreetne, kus te vaatate seda videot, on loodud ikkagi selle jaoks, et siin ma räägin taksondusest ja kullerdamisest, siis inimesed, kes omal ajal siia subscribe'isid ja hakkasid minu jälgijaks, tulid just sellepärast siia. Ja ma olen sattunud väikse pahameele alla just sellepärast, et nemad tahaksid ikkagi näha kullerdamisest ja taksondusest videosid, mitte nendest romudest, mida ma siin olen näidanud viimasel ajal. Ja ma peaks ütlema, et tegelikult neil on päris õigus. Seoses sellega ma olen otsustanud, et edaspidi kõik autodega seotud videod on teisel kanalil, mis mul on juba tegelikult varasemalt juba eksisteerib. Ja selle kanali link tuleb siia alla lühikirjeldusse. Nii et kellel on huvi jälgida just neid romude teemalisi videosid, siis palun minge sinna, subscribe'ige, vajutage kellukest, et te saaksite teavituse õigel ajal. Aga meie jätkame täna kullerdamisega sel kanalil, nii et alustame. Tervist, sõbrad, olen Kristo, räägin oma tegevustest taksonduses ja loomulikult ka kullerdamises. Täna ma kavatsen teie jaoks sõita Pudit, mulle meeldib sealsed olevad hinnad ja lisaks veel Fudi saatis mulle uue koti, uue disainiga, mis saab veel olla meeldivam kui uued asjad, mida sulle saadetakse ja mida saab kasutada. Lühidalt võttes suuri muutusi ei ole, aga näitan teile täpselt siis, mis on muutunud võrreldes vana kotiga. Sõbrad, esikate, ma ei tea, kuidas nimetada, on saanud tugevduse. Nüüd ta ei ole enam pehme võrreldes eelmise kotiga. Ja mis lisa ma veel leidsin, siis õlapehmendus. Õlapehmendus nendele, kes kavatsevad autokotiga käsitsi käia. Sest ega muul moel või muul otstarbel mina seda pointi ei näe. Aga mulle tegelikult väga meeldiv disain, selline ere, tõmbab tähelepanu ja võib-olla säästab ka mõne kulleri elu öisel ajal, kui ta pimedas liigub ringi. Nii et sõbrad, lähme katsustame tänase koti ära, lähme vaatame, kuidas on lood kullerdamises Fudis ja ma kutsun ka teid kaasa, nii et alustame. No nii, imelik, aga ega pikalt ei pidanud ootama, kui esimene tellimus meil on käes. Tervise 21, Bröder Kebab, liigume sinna. Tellimus peale võetud ja let's go! Nii, kus me lähme üldse? Nii, see Pärnu maant, Viljandi maantele peab minema. Okay. No nii, 570 ja kliendile ilusti kätte toimetatud 4 kilomeetrit, 570. Ma leian, et see on päris hea. Ja juba järgmine tellimus 1,8 kilti 4 euro eest. Hesburger Järve. Let's go! Järgmine tellimus juba soolas. Kahjuks ma ei tohi teile andmeid näidata, kes kuhu sõidab, seega see jääb teile vahele. Aga näete, liigume Viljandi maantee poole. Siukse hinnaga tellimusi võiks olla rohkem. Seda on kohe mõnus vedada. Ja, aha, selge. Teeme nii. Sa ikka tead, et telefoninumbreid ei tohi filmida? No, need on isiklikud andmed. Ei ole näha. No, loodame.
ootas väike paus meid, aga Pirosmani lõpuks andis. Ja järjekordselt 2 kilti 4 euro eest. Ei ole paha, ei ole paha. No nii, sõbrad, õhtu on kätte jõudnud, kell on 5 ja ma olen omadega laagris. Otsustasin siia laagrisse välja tõmmata, ei viitsi 5 korruseid 5. korrustele joosta 4. 5. Vihkan seda olukorda ja otsustasin, et proovin laagris head väiksed majad ja nüüd ongi esimene tellimus. Loodame, et ma ei eksinud ja ongi esimene 2. korrus maksimum. Härrased, kell on 6 ja ma olen laagris. Ja peab ütlema, et hetkeseisuga tellimusi tuleb suht harva. Seega, mina lõpetan. Teile soovin kõige paremat ja tulemused toon kuskil siin välja. Nagu ikka, sõbrad, väga suured tänud teile, et te olete minuga ja vaatate seda videot. Pange palun like, kui on neid, kes vaatavad niimoodi, et ei ole subscribe'i vajutanud. Olge kenad, tehke ka seda. Ja sõbrad, järgmise kohtumiseni.